Tallinna välisilmes on nii mõndagi muutunud aegade vältel, kuid üldilmelt linna tuumikosa on jäänud samaks. Toompea linnus Pika Hermanni torniga 13. sajandist, kirikuid, raekoda, keskaegseid kindlustusi, hansaaegsed kivimajad, kõrgete viiludega punased katused ja paljugi muud. Kuid palju on ka kadunud üsna märkamatult. Kas mäletame veel kesklinnas Harju ja Kuninga tänaval asetsenud telefoniposte? Või taolisi kuure müüri vahes? Eks seegi koht ole nagu võõras, kuigi pärit kesklinnast, Vanaturu kael. Ja see Tartu maantee algus. Jõgi Tallinnas pole võimalik, kuid siiski see ju kadunud härjapea. Mis koht see? Nüüd tunneme, see ju turg, mis kunagi nii välja nägi. Kuid Munakivi turuväljak asfalteeriti, kadusid ka laudputkad ja nüüd näeb see välja hoopis teisiti. Suurkarja ja Pärnu maantee nurk ja mitte väga ammu, veel 6-7 aasta eest. Nüüd siin asemel moodsad mitmekordsed majad, äriruumide ja elukorteritega. Vene turg, mille keskel väikene kabel. Nüüd kõik kadunud ja asemel Viru väljak. Peetri plats. Veel näha Peeter esimese mälestussamba alus. Needki majad ja maja asemed on samast kohast. See kõik on muutunud põhjalikult. Peetri platsist on saanud avar vabadusväljak, hotelli, Gloria Palassi kinohoonet ja eka maja. Kas ei on pärit vabadusväljakul, kuid nüüd asub siin kohal kunstihoone ja Tallinna majaomanike pangahoone. Suur roosikrantsi. See kõik on kadunud, samuti kui tänava nimigi. Siin asemel leiame arhitektuurselt kaunid ehitused Pärnu maantee ja roosikrantsi nurgal. Pärnu maantee ja väike roosikrantsi. Siin koristatakse ja ehitatakse ja varsti näevad niidki tänavad suutu teisiti välja.
Hariduse tänav ja Tõnismägi. Ka need puumajad on kadunud ja asemel on moodne haigekassa haiglahoone. Kust pärit see? Vanakraamiturg ja Taamal paks Margareeta. See kõik on kadunud ja asemel on kaunis Rannavärava mägi ja puiestik. Neetiplangud asusid kesklinnas, piirates näituseväljakut. Ka need on kadunud, näituseväljak on läinud omale uue ja avara koha ning asetunud ja muutub ikka veel edasi Tallinna ilme. Eriti palju ilu on juurde tulnud viimaseil aastaid, kus on enam tähelepanu pööratud linna süstemaatilisele väljaarendamisele ja korraldamisele.